Venemaa valmistab praegu otsest lööki Poola vastu ja selleks ehitab juba salajasi stardiplatse reaktiivsete droonide käivitamiseks Ida-Euroopa pihta. Poola riigikaitse aseminister Cezary Tomczyk tegi avalduse, mida on raske nimetada millekski muuks kui muret tekitavaks. Järgneb tema tsitaat. Me valmistume sõjaks Venemaaga lootes, et see kunagi ei alga. Ja ta lisas kohe konkreetseid üksikasju. Suuremahuline provokatsioon Kremlilt võib täiesti tõenäoliselt toimuda juba lähimate kuude jooksul. Ja sellele on täiesti konkreetne seletus, sest just täna avaldas väljaanne The Telegraph, miks on selline ettevaatlikkus Ida-Euroopas vajalik. Venemaa on rajanud vähemalt 10 baasi kaugmaa kamikaatse droonide käivitamiseks otse NATO piiride lähedale. Ja osa neist baasidest suudab hõlpsasti ulatuda Varssavini. Aga samal ajal on Putinil endal praegu probleeme üle pea. Eriti puudutab see Venemaa teravilja eksporti, mis on praktiliselt täielikult halvatud. Ja Ukraina relvajõud peatavad süstemaatiliselt Venemaa pealetungi mitmes rindesuunas korraga. Seetõttu vaatame selles saates kogu olukorra rahulikult läbi ja paneme kõik punktid paika. Minu nimi on Aleksei Betši, hakkame pihta. Aga enne alustamist palun teil tellida see kanal, panna like ja jätta oma kommentaar selle video alla. Alustame siis kõigepealt Poola sõjahoiatusest. Poola riigikaitse aseministri Cezary Tomczyki sõnul. Poola võimud ja armee töötavad juba läbi tegevusstsenaariume kõige halvema arengu puhuks. See on otsene sõda Venemaaga. Iseloomulik detail, millele ta ise ka rõhutas. Poola võimud ei jaga stsenaariume enam reaalseks ja ebareaalseks, vaid ainult tõenäolisteks ja ebatõenäolisteks. Järgneb tema tsitaat. Täna ma enam ei seaks lõpptähtaega. Suur provokatsioon Kremlilt võib täiesti juhtuda lähikuude jooksul. Samas arvab Tomczyk, et Venemaa ei ole veel valmis täiemahuliseks sõjaks NATOga, kuid see ei tähenda, et seda kunagi ei tule. Ta kutsus liitlasi ka kainelt hindama oma enda jõudu. Tsitaat. Me näeme, et Ukraina on suutnud Venemaad tagasi hoida, rääkimata kogu alliansi potentsiaalist. Me peame peatuma. Peame mõistma oma tegelikku jõudu. Poolas kutsutakse seega valmistuma mitte hüpoteetiliseks, vaid täiesti reaalseks sõjaks. Et parem olla valmis ja sõda ei tulegi, kui et sõda algab ja kõik on ette valmistamata. Lõpuks näeme pilti, kus Euroopa on sunnitud reageerima igale Venemaa poolsele pingestumisele. Ja Venemaale annab iga NATO sõjaline tegevus võimaluse oma rahvale rääkida, et näete, NATO valmistub meid ründama. Aga oluline on mitte unustada, et NATO on kaitseallianss ja isegi kui nad väga tahaksid esimesena rünnata, suudaks nende bürokraatlik masinavärk selle lubada alles aastate pärast. Praegu aga kogu strateegia põhineb just kaitsel ja vastutegevusel. Tuletan meelde, et Venemaa sõda Ukraina vastu on kestnud juba üle 12 aasta. Venemaa on selle aja jooksul korraldanud mitmeid küberrünnakuid Euroopa riikide vastu. Ja alles nüüd on Saksamaa hakanud kaaluma võimalust mitte vasturünnakuks, vaid ennetavaks küberrünnakuks Moskva vastu. Ja isegi täna, 12 aastat hiljem tekitab selline idee siiski vastupanu, rääkimata juba sõjalistest tegevustest. Nüüd siis see, mille The Telegraph täpsemalt välja uuris ja mis pani eurooplased närveerima. Venemaa on rajanud piirialadele Venemaal ja okupeeritud Ukraina aladel 10 baasi, kus saab massiliselt välja lasta kaugmaa kamikaatse droone, sealhulgas reaktiivse drooni Keran 5, mille tegevusraadius katab mitte ainult kogu Ukraina, vaid ka NATO idatiiva riigid. Ja The Telegraph nimetab konkreetseid objekte. Need on Šatalovo lennuväli Smolenski oblastis, Tsimbulovo platsid, Navlja baas ja Ossovitsa plats Brianski oblastis. Donetski lennujaam. Järgneb territooriumide loetelu. Primorsk-Ahtarski baas Krasnodari Krais ning Katsa lennuväli ja Tšauda neim okupeeritud Krimmis. Nendel objektidel on paigaldatud vähemalt 59 stardisiini lennuktüüpi droonide õhkutõusuks. Lisaks on seal laod 1000 sellise seadme hoidmiseks ning mitmetes võtmekohtades ehitatakse praegu täiendavaid stardiseadmeid.
ja nüüd teatas Tronseki peadirektor, droonidega seotud ohtude analüüsile spetsialiseerunud Mike Monnik. Kreml on märkimisväärselt laiendanud oma droonivõrku, püüdes rünnata Ukrainat ja hoida NATO riiki sarnaste rünnakute ohus. Ja Tronseki analüüsi kohaselt on umbes 20 hiljuti paigaldatud stardiseadet pikema pikkusega. See viitab võimele lasta välja suure tegevusraadiusega ründedroone, mis võivad ulatuda mitte ainult Varssavini, vaid ka Rumeeniasse, Bulgaariasse, Kreekasse, Türki, Balti riikidesse ja Soome. Ja NATO ametlik esindaja ütles väljaandele, et allianss on valmis kaitsma iga tolli liitlasriikide territooriumist ja jätkab valmisoleku suurendamist ohtude, sealhulgas droonide heidutamiseks. Samal ajal tuletab The Telegraph meelde, et Euroopa ja Ameerika luureteenistuste esindajad on varemgi korduvalt hoiatanud Moskva relvastatud provokatsiooni võimaluse taastumisest Poola territooriumil. Raketi- või droonirünnakutest Balti regiooni kriitilise taristuobjektide vastu. Samuti vale lipu all korraldatud provokatsioonidest, kus kasutatakse võltsitud Ukraina droone. Ehk siis täpselt see skeem, mille riskidest me juba eelnevates saadetes rääkisime. On olemas ka konkreetne ajaraam, mis tekitab eurooplaste seas veelgi suuremat muret. New York Timesi andmetel, viidates allikatele, loodab Vladimir Putin saada vähemalt täieliku kontrolli Donbassi üle hiljemalt 2027 aasta sügiseks. Kui venelastel ei õnnestu seda tähtajaks saavutada, suureneb läbirääkimiste tõenäosus ning võtmetähtsusega otsused selles osas tuleb teha eelnevalt. Ja New York Times toob samuti välja lääne ametnike ja analüütikute ootused. Venemaa teravdab sõda talvel, sihtides Ukraina tsiviilinfrastruktuuri ja tsiviilelanike. Ja siin on otsene seos Poola hoiatusega. Mõned kardavad, et Vladimir Putin, tundes end nurka sulutuna, võib proovida sõda eskaleerida ja panna proovile NATO solidaarsuse, minnes Euroopas hübriidrünnakutest kaugemale. Samal ajal Euroopa liitlased, Suurbritannia ja Venemaa, Prantsusmaa ja Saksamaa, püüavad tagada endale osalust tulevastel läbirääkimistel, soovimata täielikult toetuda ettearvamatule Donald Trumpi administratsioonile. Aga asja tuum on selles, et Putin võib oma viimases Donbassi vallutamise katsetuses rünnata Euroopat, et järsult vähendada relvade tarnimist Ukrainasse. Nagu seal puhkeb oma sõda ja Euroopa on sellega hõivatud, kuni Putin püüab Donbassi lõpuni vallutada. Ja nüüd tänase teema teine pool. Ja siin on pilt Kremlile endale palju vähem soodne, mis viib meid mõttele, et paljud Putini ähvardused võivadki jääda pelgalt tühjadeks ähvardusteks, sest Venemaal endal on probleeme küllaga. Esiteks on Venemaad tabanud juba teine kütusekriisi laine, mille nad justkui osaliselt lahendasid, hakkasid tootma ülikehva bensiini. Aga sellestki ei piisa. Hakati importima Indiast, ka sellest ei piisa ja tuli teine laine. Aga ma räägin teile veel ühe episoodi. Vene teravilja eksport, mis toob Venemaa majandusele igal aastal umbes $15 miljardit valuutatul, osutus peaaegu täielikult halvatuks Ukraina rünnakute tõttu Aasovi ja Musta mere sadamatele. Eelmisel nädalal peatusid pärast droonirünnakuid kõik 3 Novorossijski sadama teraviljaterminali, mille kaudu eksporditi kokku umbes 25 miljonit tonni teravilja. Juuli lõpus peatati terminal Damanis ning mõned nädalad varem peatasid võimud laevaliikluse Kertši väinas. Selle tulemusena blokeeriti Aasovi mere sadamad, mille kaudu eksportis Venemaa umbes 40% oma teraviljast. Praeguseks on praktiliselt kogu Venemaa teravilja eksport läbi Aasovi Musta mere basseini peatanud. Alles on jäänud vaid üks sadam, see on Tuapse sadam. See on kõige väiksem süvasadam. Võrdluseks. Eelmisel hooajal moodustasid Aasovi Musta mere basseini sadamad 88% kogu Venemaa teravilja meretranspordist või üle 46 miljoni tonni. Aga nüüd on kõik peatanud. Ja teate, ma tsiteerin harva mingeid Venemaa eksperte,
aga täna on erand. Venemaa Teraviljaliidu president Arkadi Zlotševski ütles täna, et hea saak 2026 aastal, mis on peaaegu 140 miljonit tonni, pole lihtsalt kellelegi müüa. Edasi tema tsitaat. Laod täituvad iga päev, aga nõudlus on peatunud. Eksportijad on praktiliselt lõpetanud meie teravilja ostmise. Sisemised teraviljahinnad kukuvad. 12 000 rublaa tonni 4. klassi nisu eest võrreldes eelmise aasta 15 000 rublaga. See on katastroofiline tase, kolossaalsed kahjumid ja lõpus toob ta välja suurepärase prognoosi. Paljud Venemaa Föderatsiooni põllumehed lihtsalt ei ela seda hooaega üle. Nüüd olukorrast rindel. Sõjauuringute instituudi värske aruande kohaselt jätkasid Vene väed pealetungi operatsioone Sumi oblasti põhjaosas 15. ja 16. augustil, kuid kinnitatud edu ei saavutatud. Vaenlane kasutab väikeseid jalaväerühmi, kus on 1–3 sõdurit, et tungida Ukraina territooriumile. Positsioonide vahele, eirates pidevaid kaotusi, kusjuures kõrgus on üle 2 meetri. Sellegipoolest on nende liikumine peatatud. Põhjas üritasid Irkutski üksused samuti läbi murda, makstes selle eest venelastele. Ukrainas kujundab lühikeste sammudega olukorda. Kaasaegsed ministrid kogunevad 683. Jälgige eclair.ru/con. Ja ta üritas seda esitada kui vallutust. Jätkub. Kuid sõjauuringute instituudi analüütikud lükkasid selle võltsingu ümber. Asulas käivad lahingud ja vastane pole sinna veel tugipunkte loonud. Kupjanski suunal jätkasid Vene väed samuti rünnakuid 15. ja 16. augustil, kuid edasi ei liikunud. Ukraina kaitsejõud hoiavad positsioone Kupjanski lõunaserval, sedasama Kupjanskit, mille venelased, tuletan meelde, eelmisel aastal juba paar korda täielikult vallutasid. Isegi Putin teatas sellest. Slavjanski suunal üritas vaenlane samuti läbi murda, kuid ei suutnud, ning Ukraina sõdurid puhastasid hiljuti Konstantinivka lääneosa piirkonna Vene jamast. Tahtsin öelda Vene luurajatest. Kokkuvõte. Venemaa tõepoolest valmistab infrastruktuuri ette potentsiaalseks löögiks NATO riikide pihta. Kuid samal ajal seesama Putin, kes väidetavalt on võimeline selliseks eskalatsiooniks, kaotab praegu tohutult raha Ukraina löökide tõttu Venemaa vastu ja seisab silmitsi tardunud rindejoonega, kus isegi väikesed jalaväeüksused ei suuda edasi liikuda ilma registreeritud kaotusteta. Ja põrkub vastu oma enda tähtaega 2027. aasta sügisele, mille ta iseendale Donbassi vallutamiseks seadis. Nii et praegu ei paista, et Putin suudaks pidada veel üht täiemahulist rinnet. Siin panen 3 punkti, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head.